Ma tahaksin täna rääkida ühest olulisest teemast. Et ma ise olen seda märganud, oma elus tunnetanud ja tundub, et see on eriti just viimasel ajal, no ütleme siin viimase võib-olla mõne nädala jooksul, on olnud hästi sellised intensiivsed energiad. Ja ma olen üsna kindel, et ega see ei jää viimaseks korraks, et see ikkagi selliste, ma ise nagu tunnen, et see käibki nagu niimoodi lainetena, et see nagu aeg-ajalt on jälle tugevamalt esil ja siis natukene rahuneb maha, saaksime asju integreerida, enda sees kuidagi korda luua ja siis tuleb mingi uus lainetus ja nii edasi, et ja iga selle nii-öelda lainega, iga sellise ekstra nagu intensiivse energiaga meis mingid kihid jälle kas puhastuvad, jälle tuleb midagi esile, mida veel ei ole ära teinud. Kui vana asi jäi tegemata, siis see tuleb jälle uuesti, see võib tulla veel intensiivsemalt, see võib olla tulla veel sügavamalt, mõni teema võib-olla, mis tundub, et on juba justkui peaks olema juba lahendatult, ikka kuidagi tuleb. Ja ma mainin praegu ära ka seda, et üks asi on see, et need nii-öelda need, mis on meil see energia muutub, eks ole, on ju. Meil energia muutub, läheb kogu aeg kergemaks, tulevad sellised uued nii-öelda siis need energiahoovused siis või ütleme sellist uut värsket kogu aeg tuleb, see nii-öelda nagu sunnib siis meil kehad ka puhastuma, et keha saaks kohaneda selle uue energiaga. Aga siin on ka teised mõjutused, et meid võivad mõjutada ka nii-öelda siis see pool, kes ei taha, et me puhastuks, kes ei taha, et me liiga kõrgele tõuseks, siis ka sealt poolt on teatud sellist, tahetakse nii-öelda konksu otsa saada. Ja ütleme, et kui ongi selline hästi tugev nagu energiapuhastus, siis muidugi peakski endaga nagu tegelema, kui midagi üles kerkib. Aga siin seda kasutatakse tegelikult ära ikkagi selles mõttes ka, et seda nagu et sul oleks ikka eriti raske, ühesõnaga, et sa ikkagi murdutuksid selle all, et sa ei hakkaks mitte nagu tervenema, vaid et sa vastupidi, et see tundukski sulle nii raske ja ongi jamasti kõik ja nii edasi. Et siin tuleb nagu jälgida või teadvustada seda, et see on erinevatel põhjustel, aga mis on kõige olulisem? Kõige olulisem on see, et vahet ei ole, mis see põhjus on. Kas see on nii-öelda mingisugune manipulatsioon, kas see on mingisugune spetsiaalne trigerdamine sulle, et sa langeksid madalamale, et sa oleksid nii-öelda et sinust saaks mingisugust lisaenergiat ära võtta, et sa oleksid, ei tõuseks nii-öelda kõrgemale või on see siis mingi muu selline siin tõstev protsess, mis on kas siis kõrgemate, ütleme selliste sageduste poolt tekitatud, sinu enda hinge selline surve, et ta surub sind võib-olla näiteks mingisuguseid muudatusi läbima, mida sa siiamaani teinud ei ole, aga hing juba on, ütleme, kannatamatu, et tee see asi läbi, siis ta võib-olla surub midagi pinnale, et vahet ei ole, mis see põhjus tegelikult on, aga kõige olulisem on see, et jälgi ja seesama märksõna teadlikkus, et tee kõike teadlikult. Ole teadlik, mis sinuga toimub. Et teadvusta, et midagi nüüd tuli, vahet pole, eks ole, mis põhjusel, et igal juhul, vahet ei ole, mis põhjusel midagi on üles tulnud, igal juhul see on sulle märk, et sa saaksid tegeleda sellega. Et sa saaksid vabaneda mingisugusest mustrist, mingisugusest programmist, mis sinu sees ilmselt veel on, sest muidu see ei tuleks sul nii intensiivselt esile, isegi kui see on mingi mõjutus, muidu ei saadaks sul nagu nii-öelda konksuga kinni võtta, et kui sul ei ole seda kohta, siis sa lihtsalt sa ei saagi olla mõjutatav, kui sul ei ole seda kohta, millega sind mõjutada saaks või sinust kinni saaks võtta. Et siin on jah ikkagi märksõna, et ole teadlik ja tegele sellega, aga tegele sellega rahulikult. Teadlikult, mitte otse loomulikult, eks ole, et sa ei läheks nende, et kui mingi teema kerkib, siis võib tulla emotsionaalsus esile, võib tunduda, et midagi on üle pea või midagi liiga rasket, et sa suudaksid ikkagi jääda rahulikuks ja siin ongi see võtmesõna, ongi see teadlikkus, sest kui sa juba tead, et see ju teema tuleb, ma nüüd hakkan sellega tegelema täiesti rahulikult, et siis sa ei ole nagu sellega üks, nagu ikkagi räägitakse, et ära samastu selle tundega nii edasi, eks ta nii on ju ka.
et ära samastu selle mis iganes tundega või protsessiga, mis sul seal on, vaid ürita olla nagu võimalikult neutraalne, rahulik ja et kui võib-olla mõni võiks küsida, et kaua see nüüd siis kestab või et ega me ju lõpuni niikuinii ei saagi ju täiesti kunagi puhtaks võib-olla, et ega see ongi nagu liiga kõrge eesmärk, et eks me natukene siis teeme siin, et kas see üldse nagu ongi see lõppeesmärk, et me peame nüüd nii puhtaks saama, siis minu tunne on see, et see ei ole lõppeesmärk, vaid vastupidi, see on hoopis nii-öelda esimene suur vahesamm lihtsalt, aga et me kohe päris kindlasti võime jõuda selle puhtuseni, kus me oleme programmidest vabad, kus meid ei saa mõjutada enam ja kus nii-öelda need uued sagedused, kui nad nüüd tulevad kogu aeg, eks ole, sest maa energeetika ka kogu aeg muutub, et kui see energia meie ümber läheb ka kogu aeg nii-öelda kergemaks, sagedus läheb kogu aeg kergemaks, sagedus muudkui tõuseb, siis me läheme sellega kaasa ja täiesti kergelt ja meil ei triggerda midagi enam üles, sellepärast et me olemegi nii-öelda vabad sellest nendest mustritest, mis meil siin kas elu jooksul või nii-öelda siis enne elu siia kaasa on tulnud koos meiega. Et ühesõnaga ma tahan öelda seda, et see on, mina näen seda või mina tunnen seda, et see on võimalik jõuda sellesse ja mitte lihtsalt, et on võimalik, vaid see on üks oluline samm, aga see ei ole üldse mitte viimane samm, see ei ole mingi lõppeesmärk, kuhu me jõudma peame, et me peame jõudma selle puhtuseni, vaid see on põhimõtteliselt alles algus, kui me oleme selles puhtas olekus, siis nagu algab selline nagu uue maailma elu või selline elu, kuhu me tegelikult tahame jõuda, aga see on ikkagi nagu alustala lihtsalt. Sest on nagu alustala, et kuidas me saaksime üldse hakata sellist teistmoodi uute energiatega elu elama. Aga tulles korra veel tagasi nagu nendesse intensiivsetesse energiatesse, et kui nüüd ikkagi on mingisugune teema näiteks sul üleval ja keegi ütleb midagi või mingi olukord tekib või mingi sündmus jälle midagi kusagil on sellist, et kus tekitab sinus nii suure mingi emotsioonilaine, sa võib-olla juba unustanud, et sa üldse selle peale emotsiooni üldse kunagi tundsid, aga nüüd jälle tuleb, et siis on üks soovitus kindlasti see, et ära tee ühtegi otsust selle kõige suurema emotsiooni ajal, et kui see on sul üleval, et lihtsalt teadvusta, et okei, et nüüd on mingisugune emotsioon üleval, aga et sa ei pea kohe otsustama hakkama, et tavaliselt on see, et kui tekib mingisugune selline situatsioon, et siis on meil kohe tunne, et me peame midagi tegema, me peame midagi lahendama või kuidagi peab tulema meisse see kergus ja me peame kuskilt võib-olla midagi muutma. Teinekord ongi vaja muuta, võib-olla tõesti, aga neid asju tehakse ikkagi selliselt pinnalt, kus sa oled kas nagu kerguses, helguses või neutraalsel pinnal. See on neutraalne pind on, ütleme see miinimum, eks ole, et kus sa peaksid hakkama midagi otsustama siin elus, selliseid nagu tähtsaid asju näiteks. Et mõnikord see mingisugune väike teema võib trigerdada üles mingisuguse küsimuse, mis justkui tundub nagu nii elulise tähtsusega ja kui hakata siis nagu pea ees nagu kuskile tormama, siis pärast võid ju kahetseda, et seda kindlasti ei ole vaja, et pigem nii kaua tegeled iseendaga, enda sees, kuniks sul on ikkagi enam-vähem selline neutraalsuspunkt käes. Ja siis võid hakata mõtlema, et kas üldse on vaja midagi teha, sest vahel võib juhtuda see, et kui sa nagu tegeledki enda sees selle protsessi ära ja kuidagi sa saad aru, et miks, kõigepealt on loomulikult ka teada, eks ole, et miks mingi asi nagu üles kerkis, mis sinus oli, mis pani sind niimoodi reageerima, et midagi pidi olema sinus sellist juba enda sees, et miks see sul kuidagi tekitas mis iganes halb emotsiooni või enesetunnet, et miks ta sind trigerdas, et seal on mingi põhjus, mingi sügavam uskumus, mis on pannud välist keskkonda sulle näitama seda. Et siis, kui see nagu nii enda sees esiteks juba teadvustamine on põhimõtteliselt pool võitu, kui mitte juba peaaegu terve võit, et kui sa teadvustad juba ära, mis selle taga võib olla ja siis võtad kergusega vastu otsus, et sa muudad enda sees midagi selliselt ära, et siis võib juhtuda see, et sa oledki nagu teatud sellises kergemas neutraalses seisundis ja sul on tunne, et sul ei olegi vaja midagi muuta, sellepärast et sest see teema ei olegi näiteks enam võib-olla nii suur teemagi. Või siis kui on, et siis vastavalt siis teed sellelt pinnalt otsuseid, mis sul parasjagu vaja või sel hetkel nagu tundub, et ikkagi võib-olla mingi samm kuskile suunas on vajalik nagu teha. Ja mis veel võib-olla on oluline,
et noh, see on veel isegi noh, kohe päris alguses, eks ole, et kui sul tekibki mingisugune trigerdus ja tuleb kuidagi nii suure laviiniga peale, siis ära reageeri. Et esimene samm, kui sa suudad, siis ära reageeri. Selles mõttes ära reageeri endast välja. See ei tähenda seda, et, et sa peaksid alla suruma midagi, üldse mitte, on ju. Üldse mitte, sa ei tohigi midagi alla suruda. Aga lihtsalt võtta see asi ette, vaata seda. Aga ära reageeri näiteks selles mõttes, et sa, ma ei tea, prahvatad välja midagi võib-olla sõnades, mida sa hiljem ka jällegi, eks ole, võid kas kahetseda, vaid püüa ikkagi enda sees jälle leida see tasakaal, enne kui sa reageerid. Ja või siis on see, et see tasakaal nagu tekiks, et siis on oluline see, et mina näen, et me mitte ei pea neid tundeid niivõrd kogu aeg välja elama, kuivõrd ümber töötlema. Mitte peitma, see ei tähenda seda, on ju, vaid et ümber töötlema, sa töötled selle asja enda sees ringi, nii et sul ei olegi enam midagi välja elada, sellepärast et sa mõistad seda olukorda, sa saad aru, miks millegipärast midagi on, mis ei tähenda, et ei pea nagu täiesti nagu sõnad tulema kogu aeg, on ju, ja niimoodi, noh, oledki nagu post ja üldse ei reageeri, mitte seda, vaid lihtsalt, kui sa reageerid, siis sa reageerid teadlikult, sa reageerid rahulikult ja see on hoopis teine tasand. See on hoopis teine tasand, kuidas nagu nende olukordadega toime tulla ja see viib nagu edasi. Et siin jah, ikkagi teadlikult kõike seda teha ja need asjad ei tundugi võib-olla enam nii hullud ja järgmine kord, kui tuleb jälle mingisugune uus laine ja jälle midagi tuleb, siis sul on kuidagi juba palju lihtsam nagu tegeleda nende asjadega, kui sa juba tead, et ma suudan enda sees tegelikult ringi muuta need asjad. Ja siis see hakkab andma sulle seda usku iseendasse, seda usku enda võimekusse, et sind ei saagi niimoodi mõjutada kogu aeg. Et see annab sulle enesekindlust ja mis meil ongi tegelikult ju vaja saavutada seda usku iseendasse, enda sellisesse oskusesse ja samas ka see on oskus, et kuidas ma mingite olukordadega toime tulen. See on väga oluline oskus siin tegelikult nii-öelda siis selles uues maailmas või uutes energiates, et millega sa lähed kaasa, millega sa ei lähe, kas sa reageerid või sa ei reageeri, kas sa oled neutraalsusest ülevalpool kerguses, helguses või sa oled kusagil siin allpool, müttad seal nendes vihas ja mures ja meeleheites ja ohvris ja nii edasi. Et siin üleval ikka on nagu lihtsam, et kui me sinna üles jõuame, siis on nagu oluliselt lihtsam kõikide nende asjadega toime tulla ja siis nagu ma just mainisin, et olles seal nii-öelda kõrgemal pool, kui sa suudad ikkagi enda sees selle tasakaalu tagasi tuua ja oled sellises kerguses ja helguses, siis paljud asjad või paljud teemad ei tundugi enam üldse nii suured probleemid, vaid tunduvad palju kergemini lahendatavad ja teinekord tundub, et ei olegi midagi lahendada, sest teemat just ka ei olegi.